Vaatame siit aknast praegu Eesti Kontserdihoone poole, kus varsti saab olema sinu teose Sõuevend ehk eesti keeli külva tuult esiettekanne. Erki Svendöör, ütle palun, mis see pealkiri tähendab? See on sügavate juurtega eesti keelde tulnud ja tähendab vanasõna reminiscentsi, et kes külvab tuult, see lõikab tormi. Kas see on ettehoiatus? See on ikkagi miskis mõttes üldisem peegeldus nendele mõtetele, mis tekivad, kui me vaatame seda aega, kus me elame. Ja vanasõnaks on ta saanud väga mitmes keeleruumis, pärit on ta kirja pandult teadaolevalt ikkagi juba 2000 aasta tagusest ajast ja piibliraamatust, vanast seadusest, Hoosea raamatust. Ja tegelikult on need mõtted, mis tekivad massimigratsiooni, kliimamuutusi, terroriakte vaadates ju väga lihtsad, et sageli tehakse otsuseid, mis mõjutavad põlvkondi hiljem väga suuri hulke inimesi ja kuna need otsused on kunagi olnud läbimõtlematud ja mitte vastutustundega tehtud, siis eskaleeruvad neist protsessid, mida on hiljem võimatu peatada ja heastada. Aga mitte seda ma ei kirjelda ega jutusta selles teoses, vaid see muusika ja muusikaline areng käitub mõnevõrra sarnaselt niisugustele protsessidele, et näiliselt väga süütutest tuulepuhangutest saavad alguse võimsad tormihoovused ja see muusika muutub ennustamatult millekski väga fataalseks. Et ühest küljest ta võib ju seda võtta nagu ka mingite nende protsesside kirjeldusena, aga tegelikult see on nüüd nagu tagantjärele tarkus. Aga kuivõrd me kõik elame loojad samamoodi nagu kõik teised inimesed selles ajas, kus nad on, see on täiesti arusaadav ja selgelt mõistetav, et see loodu kannab endas ka selle aja pitserit tahes või tahtmata. Teose maailma esiettekanne oli Pariisis ja pärast seda kirjutas kriitik, et alguses oli tema jaoks just kui linnuparve lendutõus. Ise veedad ju suure hulga ajast Hiiumaal. Kui palju on sinu loomingus seda Hiiumaa loodust? Eks ta imbub sinna alateadlikult sisse, aga võib-olla konkreetsel kujul ma jällegi ei maali helidega seda, mida ma ümberringi nüüd näen, aga mingisugused protsessid, kuidas näiteks tuulehoog käib üle vaikse merevee ja tekitab seal ühe virvenduse, samal hetkel tuleb päikepilve tagant välja ja tekitab seal hulga mänglevaid peegeldusi, et on võimalus alati otsida sellistest vaatepiltidest ja ajas nagu kulgevatest sündmustest mingisuguseid vasteid teatud, ütleme, muusikaliste tekstuuritüüpide sarnasusele minu lugudes. Et lihtsalt seal on ikkagi väga hea kontsentreeruda muusika kirjutamisele. Sellepärast on see koht mulle väga tähtis. Aga mul on hästi hea meel, et see teos jõuab nüüd Eesti kuulajateni, sest seda on mängitud nii Pariisis kui ka Viinis, Viini sümfooniaorkestriga ja need mõlemad ettekanded siis olid Paavo Järvi käe all ja olid tõesti väga muljet avaldavad, et sestap ma ootan nii-öelda oma koduorkestriga seda ettekannet väga suure põnevusega, sest siin on nüüd astub pulti teine dirigent oma nägemusega ja Kristiina Poskaga mul juba on mõned väga head koostöökogemused ja sestap kutsun kõiki kuulama ja kontserdisaali tulema. Ja võib-olla siis ei olegi linnuparve lendutõus, vaid nagu sa enne ütlesid, võib-olla kalaparv. Et kui oluline on sulle see, et sinu muusikas tekivad kujundid oleksid sinule ka esteetiliselt vastuvõetavad? No see on ju iseenesest mõistetav, et
ma püüan mitte kirjutada sellist muusikat, mis mulle endale esteetiliselt ei oleks vastuvõetav. Aga kui näiteks keegi ütleb, et see oli tema arust midagi, mis sulle ei meeldiks, kas see segab sind või on sinu töö tehtud ja sa lased selle nüüd vabaks? Ükskõik, mida nähakse muusikas? See on hoopis iseasi, see individuaalne retseptsioon, see individuaalne vastuvõtmine on nii või teisiti iga isiku puhul mingis mõttes, mis puudutab, mis läheb juba kaugemale puht muusikalisest tajust, see sünesteetilised tajud, mis hakkavad looma mingeid pilte või mis tekitavad assotsiatsioone, et see ongi tähtis, et tekiksid nüüd kuulajale ainuomased kujutluspildid. Tähtis on see, et kuulaja loov kese saaks puudutatud, et selles mõttes ma nagu alati kutsun kuulajat oma kaasloojaks, sest eriti just instrumentaalne muusika on juba kord niivõrd abstraktne kunstivorm, et ta on võimeline kutsuma esile unikaalseid assotsiatsioonide jadasid igas kuulajas talle ainuomasel moel ja minu arust see on tähtis. Ja kindlasti see energia, mis tuleb saalisse, on kordumatu just selle kontserdi jaoks ja see mõjutab ettekannet, nii et tegelikult ongi ainulaadne lõpptulemus tuleb igal kontserdil uus. Nii see on, ta on igas oma sihukestes nüansside spektris alati isemoodi, ehkki noodid on need samad, aga alati ta sünnib mingis mõttes nagu uuena ja sellepärast on need elavad esitused alati kordumatud ja suurepärased kogemused mitte ainult publikule, aga ka heliloojale. Nii et 21., 22., 23. septembril saame siis Pärnus, Tallinnas, Tartus tulla ja kuulata, vaadata, mismoodi nüüd saab sinu uudisteos kõlama. Täpselt nii on. Aitäh!